Tere, head TV7 vaatajad! Oleme taas siin saates nimega Kirkuse kiituseks. Ja mul on nii hea meel, et täna on taas kord mul põnevad külalised siin saates. Ja ma alustuseks kohe tutvustangi, kes on täna siin laua ümber kogunenud. Einike Pilli, sina ei ole sugugi võõras ei TV7 vaatajale ega ka Eestimaa koguduste inimestele. Mul on nii hea meel, et sa oled oma kiire elu keskelt leidnud isegi hetkega tulla taas meie stuudiosse. Aitäh kutsumast. Ja samuti mul on hea meel öelda Külvi sulle taas kord. Aitäh, et sa oled siin minu kõrval ja oleme vestlemas piiblinaistest. Selline sari on meil sellel hooajal alguse saanud ja täna, Einike, enne kui me nüüd läheme selle karakteri juurde, ma ikkagi tahaksin, et sa natukene ka tutvustaksid ennast lähemalt. Mis on see, mida sa kõige rohkem armastad teha? Mis on see, mis toob sulle selle hetke, et ma olen õnnelik, ma puhkan, mu süda laulab? See, mida ma armastan ja mis mind paneb puhkama, ei ole päris sama asi. Ma armastan väga inimestega suhelda. Üks ühele ja rohkematega. Ja ma olen sõnastanud, et mu elukirg on luua jumalariiklikke kogukondi, tuua inimesi kokku. See tingimata ei ole alati puhkuse mõud. Et kui sa küsid, millega ma taastun, siis ma arvan, et ma olen ise enda jaoks sõnastanud, et need on mets ja muusika. Ja need on kaks kohta, kus ma lähen siis, kui mõnikord see inimestega olemise nagu positiivne rõõm saab ka nii suureks, et on vaja natuke hingata. Aga hea on sinna vahel mõnikord võtta ka kaasa mõne hea lähedase inimese, nii et ega ma sinna ei pea alati üksi minema. Ja sina tegelikult tõesti oled palju inimeste keskel ja inimeste ees ja oled väga kogenud lektor ja koolitaja. Ma küsin sult, et kui palju sa piiblinaistest oled saanud võimalust näiteks õpetada? Ikka olen ja tänane karakter Ester on ka üks selline, kellest ma arvan, et vähemalt 3 sellist pikemat sõnumit teinud, neist 2, ma arvan, jutlused ja ühe sellise ettekande, sest ta on ikka väga inspireeriv. Maarjast, Maarja Magdalenast, aga mitte kõikidest piiblinaistest. Kes jõuakski kõikidest, ma arvan, et mul on veel tegemata päris mitu. Väga tore. Ja Külvi, sina ennist ka mainisid, et Estri persoon, see tuli nüüd juba kenasti esile, et tänane teema või tänane naine on selline väga eriline kuninganna, olnud väga erilise looga, aga kas sina oled ka saanud kuidagi Estriga lähemalt tutvustada? Ja mul on olnud väga põnev võimalus ja tõesti see oli erakordne. Kosel üks naiste kogunemine, mis oli koguduste vaheline, palus mul rääkida Estrist. Ja aega oli antud 5 tundi. Nii et me tegime siis mitte ainult Estri isikust, aga kogu sellest loost, mille keskel Ester siis ikkagi kangelannaks tuleb. Ja tegime töögruppe ka, nii et oli väga põnev. Ma ise tulin väga üles ehitatuna sealt ära, nii et aitäh, Kose naised. No väga hea, nüüd ma täna saan teie käest siis küsida neid küsimusi, mida teie olete juba avastanud. Estri raamat on tegelikult üks väga eriline raamat. Ja väga huvitav on, eks ju see, et ta on üks 2 raamatust piiblis, mis kannab naise nime. Ning samuti on ta ka üks 2 raamatust, kus ei mainita sõnagagi Jumalat. Kuigi Jumal on ju täiesti absoluutselt olemas selles loos, aga tõesti väga unikaalne ja eriline lugu ja võiks ütelda, et hästi romantiline, võiks öelda nagu 1001 muinasjutu formaadis loed ja tunned, kuidas pildid hakkavad silme ees käima, aga ometi seal sees on väga tõsised tõed ja meile kindlasti midagi, miks me täna üldse siis temast peaksime rääkima, mitte sellest, et on väga briljantne kirjutis kunagi tehtud. Kuigi ta on, eks ole, et väga harukordne, aga seal on midagi enamat. Et ma tahaks seda enamat ka teada saada, aga võib-olla enne, kui me sinna jõuame, alustame ikkagi siis kõigepealt sellest loost, sellest kohast, ajastust, et Einike, kas sa võib-olla kuidagi viiksid meid sinna sellesse algusesse? Hea meelega ja
ja tegelikult seda tehes ütleks ka head vaatajad teile, et Estri raamat väärib põhjalikult lugemist. Et meie aeg täna siin on piiratud, ma teen sellest niisuguse väikese ülevaate, markeerin mõned jooned, võib-olla loo põhisüžee, aga see raamat ise on väga-väga sisukas, detailide rohke ja tegelikult väärib süvenemist. Enne kui ma selle loo juurde lähen, ma Elina Diana ütleks seda, et tegelikult ta ei ole klassikaline romantiline lugu selles mõttes, et siin tegelikult sellist ilusat armastuslugu ei ole. See on pigem võib-olla Jumala rahva lugu läbi ühe inimese tegutsemise. Aga küll on siin sellist hoolimist ja soojust ja väga olulisi teemasid ja noh, sellist väga lähisidalikku, võib-olla sellist hierarhilist lähenemist, kus kuningale läheneda ei tohi isegi kuninganna ilma kuninga kutsumata, eks ole, mis võib-olla ei sarnane meie tänapäeva kaasaegsete lugudega. Aga see on ilus lugu ja tegelikult laias mõttes on see lugu armastusest. Aga võib-olla mitte sellisest hollywoodilikust armastusest. Sellisest, mul tuleb meelde, kunagi lapsena sai loetud neid idamaiseid muinasjutte, kus kõik see tegevus toimuski paleedes ja siis kõik sellist pompöössust ja uhkust selles mõttes nagu rikkust ja küllust ja kõike seda saab küll silme ette manada, kui sa nagu seda lugu hakkad lugema. Aga tõesti tegelikult on mäng elu ja surma peale. Ja autor tõesti kirjeldab ka, ta ju ütleb lausa materjalid ja värvid ja kuidas põrandad särasid ja mis materjalidest need olid tehtud ja kõik see, aga ma olen nõus Einikesega, et kui vaatad tausta, isegi apokrüfades, tuleb välja, et Ester tegelikult läbi kogu selle aja on siiski väga vastuolus selle hiilgamise ja enesepromotsiooni ja sellise pralletamisega või et ta tegelikult ei salli seda, ta ütleb Jumala ees selle välja, et sina oled mu ainus rõõm. Mulle ei meeldi need ehted, mida ma pean kandma avalikult. See on ju huvitav fakt, eks ju, mida võib-olla tava piiblilugejana sa arvad tõesti, et nad lihtsalt armusid ära. Aga algab suhteliselt külmalt siiski see asi. Aga selle välise hiilguse lõpetuseks, kui me nüüd kõigepealt ju näeme seda, eks ju, kuidas see lugu algab, et oli kuningal oli seal 180 päeva kestev pidu ja kus kõike, mis pool aastat. Siis on ju teada see koht, eks ole, Iraanis, kõik see linn ja see uhke palee, eks ole, seda on väljakaevamistel ju uuritud ja see on tehtud ka sellised nagu rekonstruktsioonid ja Briti muuseumis on täiesti olemas nagu selline videofilm lausa, mida sa saad vaadata sellest samast paleest eeldatavalt nii, nagu see võis olla kunagi. Kõik need saalid ja need õued ja need sambad, 100 sambaga saalid ja mõtled. Ma just vaatasin seda filmi ja kujutasingi ette, et sa vist ei jõuagi sealt sellest alast välja minnagi, sest see oli tõesti väga-väga uhke. See kontekst, see lugu, kus see siis juhtus väljaspool tõotatud maad, üks ainukene lugu piiblis, ainuke raamat piiblis, kus tegevus selliselt toimub täielikult väljaspool Iisraeli. Nii et nüüd me oleme siis juba vihjanud, et tegemist on sellise väga unikaalse looga. Ja tegemist on väga dramaatilise looga. Ja tegelikult tänapäeva keeles me öelda, et siin on võimas filmistsenaarium. Just. Siin on nii palju kontraste, nii palju ootamatuid pöördeid ja tegelikult selle raamatu lõpp võib-olla on aus öelda, on ka selline, millest me hea meelega ei räägiks, sellepärast et see on selline vanatestamentlik raamatu lõpp, kus kurjad saavad karistatud ja kuhjaga. Aga enamik raamatut räägib ikkagi sellest, kuidas Jumalaga koos väike haavatud, rünnatud, tegelikult hukule määratud rahvas võõral maal, kuhu nad on Nebukadnetsari poolt vangi viidud, tegelikult on võimeline kaitsma ennast ja säilitama ka selle rahva jätkumise. Sest see on niisugune mõtteharjutus, aga on vähe tõenäoline, et Iisraeli rahvas oleks üldse alles jäänud, kui kogu selle suure impeeriumi raames oleks tapetud ära kõik juudid.
nii et me võiks öelda, et see, et tänapäeval meil on Iisraeli rahvas, juudi rahvas on tegelikult selle raamatuga väga oluliselt seotud. Ja see hetk ajaloos, mida Estri raamat kaardistab, on tegelikult väga määrav hetk ajaloos, mitte lihtsalt üks lugu teiste seas. Et iga naaber oli tegelikult nagu käsuga öeldud, et tapku juudid oma naabruses. Et seda tegelikult ette kujutada, ma tõesti ka ei kujuta nagu tänapäeva maailmas ette. Aga kui nüüd küsida, et kes siis oli see naine, Ester või neiu, ilmselgelt ta oli ilmselt noor neiu ja Ester ei olnud ka tegelikult tema õige nimi, et Einike, võib-olla sa natukene tutvustad seda karakterit. Jah, nagu ma nimetasin, siis Ester oli nende Iisraeli rahva perede seas, kes olid viidud välja ja tal ei olnud vanemaid, nii et teda kasvatas Mordokai, kes oli ta sugulane ja kelle juures ta oli siis ilmselt sirgunud ja ühel päeval siis kutsub kuningas Ahasveeros üles, et noored tüdrukud võivad tulla ja ta kogub oma haaremisse lisa. No, tänapäeval jälle, kui me mõtleme seda sellisest kristlikust võtmes, siis see paneks meid õlgu kehitama, kui mitte nagu oi ütlema. Aga selles ajastus, sellel viisil, see võis olla ka üks viis üldse nagu sotsiaalselt toime tulla selles ühiskonnas. Igal juhul Ester läheb ka sinna. Ja valitakse välja. Siin on öeldud, et naiste valvajale talle meeldis, ta leidis armu ta silmis. Siis ta läbis terve hulga nagu neid protsesse, mis olid ette nähtud ja paralleelselt sellega toimub protsess, kus päris kuninganna Vasti hakkab jonnima. Ja piibliuurijad ei anna siin täpselt alust, mis teda pahandas, kas see, kuidas kuningas teda kutsus oma külaliste ette või mõned vihjed, mis seal sees olid või oli tal lihtsalt paha päev. Igal juhul kuninganna tõstetakse sellest tavapärasest rollist kõrvale. Ja Estri raamat räägib meile sellest, kuidas tegelikult Ester seatakse mingil viisil siis tema asemele. Kuidas see seal käis? No, tänapäeval meil on, eks ole, üks kuninganna ja selge lugu. Seal oli kuninganna ja terve haarem, aga Ester saab erilise rolli selles loos. Nii et võib-olla esimene selline huvitav kujund, mida siit loost võiks esile tuua, on see, et me näeme, kuidas orvust saab kuninganna. Ja see on iseenesest juba, me ütleme, et sellised ägedad lood on, kus ajalehepoisist saab miljonär, aga siin on selline tüdruku versioon, et kasulapsest kuningannaks, mida me näeme pealt ja kus kõik see kuidagi on nagu veel nagu allpool radarit, madala profiiliga, ta liigub vaikselt samm-sammult edasi, ta ilmselt on ka hea iseloomuga, sest öeldakse, et ka need naistevalvajad või haaremi ülemad seal soosivad teda ja on ta poolel nii-öelda, aga selles protsessis ikkagi ta on vaikne tegelane. Ja siis kogemata kuuleb see tema kasvataja Mordokai vandenõust, mis on kuninga vastu. Ja saadab sõna ja Ester viib selle kuningale ja päästab kuninga elu. Ja need, kes vandenõud plaanivad, need ei saa seda teoks teha. Aga siis kerkib tõeline pahalane. Me tänapäeval, ma ei ole enam suur multifilmide vaataja, aga selline tõeline pahakoletis. Haaman, kes on ennast täis, ülbe, kuninga siis sellest juhtmeeskonnast praeguses keeles ja kellele Mordokai käib närvidele ja kes püüab teha kõik selleks, et teda hävitada ja siis ta sunnib Mordokai teiste hulgas kummardama. Ja Mordokai ei tee seda. Ja siis sellest rullub lahti lugu, kus läheb kättemaksuks. Ja kui Mordokai kuuleb sellest, et selle tulemusena tahetakse tervet Iisraeli rahvast hävitada, siis ta käristab oma riided lõhki kuningakoja ees, nii nagu sellel ajal oli kombeks. Tänapäeval võib-olla öeldakse, et postitaks sotsiaalmeediasse, toimis minuga on juhtunud, aga sellel ajal oli see riiete lahti käristamine, lõhki käristamine väga tugev kujund ja ta saab tähelepanu ja sõna viiaks kuninganna Estrile.
ja saadetakse sõna ka, et kas Ester saaks midagi teha nende heaks. Ja Ester on murelik, ta on ettevaatlik, sest ta teab, et selle aja kombe kohaselt, kui ta läheb ise ilma kutsumata kuninga juurde, siis ta võib saada surma. Välja arvatud juhul, kui kuningas tema poole sirutab oma kuldse kepi. Seegi on minu meelest väga muinasjutuline kujund siin. Ja Ester nagu kahtleb. Ta ei ole selle koha peal, et ma lähen nüüd ajan kõik korda, et ma panen kuninga tegema seda, mida ma tahan. Kaugel sellest. Ja Ester saadab oma nagu ettevaatliku sõnumi Mordokaile tagasi. Ja siis ta saab Mordokai käest sõnumi, mis kõlab nii. Ära mõtle, et sa kuningakojast paremini pääsed kui kõik muud juudid. Sest kui sa sel ajal tõesti vaikid, tuleb juutidel abi ja pääste mujalt. Ka sina ja su isa pere hukkute. Ja kes teab, kas sa mitte ei olegi just selle pärast pääsenud kuningliku seisuses. Ja vähemalt minu jaoks on see selline võtmesalm, et need asjad, mis sinu elus on juhtunud, ei ole juhtunud mitte lihtsalt sellepärast, et sa oled tore inimene ja ilus tüdruk, vaid sellepärast, et Jumalal on mingi suurem plaan. Ja kui sina selles plaanis arglikuks osutud, siis Jumal teeb selle kuidagi teisiti teoks. Ja tegelikult kuningas ei teadnudki ju veel, et Ester on juut. Ametlikult oli ju Ester Mordokai soovitusel oma identiteeti või juuri katnud. Nüüd Mordokai oli teada tuntud juut ja selle tõttu ta käiski Haamanile kohe vastu pinda, et ta teadis, juudid ei kummarda vale jumalate ees. Et see on nüüd midagi, mida saab tänapäevagi tuua, et kui meile öeldakse kummarda vale jumala ees, me loodetavasti kõik siin ümber laua ja vaatajad ka ütlevad, seda me ei saa teha. Et me pigem sureme, kui me sellist asja teeme. Aga nüüd see oli siis selge, et millegi pärast Mordokai on siin, ta ei kummarda, aga Ester siis lootis võib-olla tõepoolest, et tema on kuninganna, ta ei pea oma identiteeti esile tooma. Tal oli hea öelda, tegelikult ütlebki otse, et ma võin surra. Mul ei ole nii lihtne minna oma kuninga juurde. Aga jah, mis Jumala vaim hakkab siis tema sees tegema. Aga siis läheb midagi tõepoolest lahti ja Ester saadab siis Mordokaile sõnumi ja ütleb, et mine kokku kõik Suusanis leiduvad juudid ja paastuge minu pärast. 3 päeva ärge sööge ega jooge ei öösel ega päeval. Minagi paastun oma teenijatega nõnda. Ja siis ma lähen kuninga juurde, kuigi see pole seadusepärane, aga kui ma hukkun, siis ma hukkun. Ja siin on selles loos väga ilus see kogukonna tugi ja kogukonna toe palumine ja eestpalve palumine. See näitab seda, et me ei räägi tegelikult ühest kangelaseks saavast naisest, vaid me räägime tervest maailmavaatest, mis siin esile tuleb, kus saadakse aru, et tegelikult abi tuleb Jumala käest, mitte kellegi enda vaprusest. Ja Ester siin toetub sellele. Ja ma arvan, et tegelikult ka, kui ma jälle teen vihje korra tagasi sellistele dramaatilistele, võimsatele narratiividele, siis neil on ka alati see, et sa ei ole üksinda selles, vaid seal on, alati on liitlased, alati on tugigrupp, alati on abilised. Ja ma arvan, et ka Uue Testamendi tekst, kui me vaatame, kuidas apostlid lähevad välja, kogudusi rajatakse, kogudused kasvavad, arenevad, siis me näeme seal ka, et seal on küll üksikud nimetatud figuurid, eks ole, aga nende kõrval on ikkagi terve kogukond, kes toetab ja see on Jumala viis asju teha. Et ta ei tee seda niiviisi, et üks kangelane vormistab asja algust lõpuni ära, vaid et ta kasutab kogukonda. Kusjuures siin loos, kui niimoodi tervet lugu vaatad, siis see ongi nagu tandem lugu, sest tegelikult lugu algab Mordekaiga ja lõpeb Mordekaiga. Tegelikult Esteri raamat räägib Mordekaist kui juudi rahva eest palvetajast ja juudi südame asjade kandjaks. Tegelikult ta on nagu tagatausta kangelane ja nagu sinagi just praegult ütlesid, eks ju, et Ester oleks ju, ütleme kontrastina sellele, mida sa ütlesid. Ester oleks võinud mõelda, et nüüd on kõik tema peal. Mina olen kuninganna, minu rahvas on ohus, ma pean lihtsalt minema, aga ta nii-öelda investeerib siis mitte, see ei ole raiskamine, vaid see on investeerimine. Ta ütleb, võtame aja täiesti maha, sest ma tean, ma tulemus on surm, kui ma sinna lähen lihas. Ainult Jumal võib mind sellest kaitsta. Jumal võib rahvast kaitsta ja ta läheb nagu terve rahva nimel, ta saab küll aru, et teravik on tema peal, aga tõepoolest see on Jumala küsimus praegult, kuidas ta oma rahvast kaitseb.
see pidi olema väga järsk nagu kasvamine tema sees või arusaamine nagu, et miks ma tegelikult siia nüüd olen lõpuks jõudnud. Vaevalt, et ta oskas seda karta kogu selle aja sees, ta oli enne ju terve aasta, eks ju, ka spetsiaalselt seal selles iluravis, kus ta teadis, et tal on see võimalus, eks ju, kuninga ette minna ja jätta see parim mulje. Aga just, et see pannes ennast ise sinna rolli, kui sa nüüd saad aru, et see on minu momentum, kus mina võib-olla olengi sündinud selle hetke jaoks ja sa otsustad teha selle tõesti nii, et nüüd kõik Jumal, sina oled see, kes praegu mind ainsana päästa saab. Ja eelmine kuninganna on just eemaldatud, kuna ta läks kuninga sõnale vastu ja see oli nagu terve riik teadis seda. Tegelikult uus kuninganna võetigi ju selle pärast, et nagu hoiatuseks jääks varsti lugu. Ega me ei näe ühtegi teist naist piiblist, kes nagu sellise kangelasteoga on hakkama saanud, et ta läheb niimoodi oma eluga riskides kuninga ette, teades, et see on täiesti seaduse vastane, ta ei tohiks seda teha ja tal on väga suur tõenäosus lõpetadagi siin. Aga see usk Jumalasse ilmselt oligi ainus asi, mis teda selles hetkes aitas. Nende taustadest või nendest asjadest veel mõeldes, mis mind nagu natukene ka laia pilti vaadates pani kulmu kergitama Haamanist rääkides, et ta ei olnud ka niisama juhuslik mees seal. Haaman oli ju Amaleki päritolu, kuningas Agagi järglane ja need, kes on lugenud siis varasemalt kuningas Samueli raamatut, teavad, kuidas Jumal andis kuningas Saulile käsu hävitada Amalekid, kõik, ka nende kuningas Agagi, pluss kõik nende varanduse, nende loomad. Ta tegi peaaegu kõik nii, nagu Jumal ütles, aga jättis kuninga ellu. Ja sealt peale need Amalekid, kes tegelikult ju tulid Iisraeli rahva vastu üle kohtuselt, kui nad tulid välja Egiptusest. Nad tulid ja oli öeldud, et nad tulid nende väetite, nende naiste, laste, selle nõrgema osa vastu, kes seal nende selle karavani, seal kusagil võib-olla olid need viletsamad. Nad tulid, ründasid neid alatult ja hävitasid. Ja Jumal oli väga-väga vihane ja ütles, et Amalekide mälestus tuleb sootuks kaotada. Saul oli sõna kuulmatu ja nüüd nad pidid jälle kohtuma ühe Amalekiga, kes oli järjekordselt endiselt seda agendat väga kavalalt tegemas. Et need niidid, mis jõuavad nagu lõpuks ka siia Estri raamatusse kaugemalt. Need on nagu veresõjad, mis lähevad läbi mitte aastakümnete, vaid sadade aastate kaupa võivad joosta nagu selline verevaen. Eesti keeles on ju see sõna olemas, et verevaen. Sina oled sellest soost ja tänu sellele juba kogu meie ajalugu on meie õlgadel, eks ju, ja me võime niimoodi vastu minna. Ja. Kas sellest loost on veel midagi sellist, mis siin nagu Estri puhul pani kuidagi tõesti nagu hämmastuma ühe noore naise selline nagu vaprus või mingi oskus reageerida õigesti, tunnetada õigesti? Mis võis olla tema Jumala tundmine? Kas see oli midagi sellist, kus Ester, ma mõtlen lihtsalt, et ta oskas sellises hetkes õigesti reageerida täiesti unikaalses olukorras, kus sa ei ole varem olnud ja sul on nagu selline panused on nagu niivõrd radikaalsed, et kuidas võis olla Estri, mis see sulle tema südamest nagu räägib? Noh, ma olen natuke ettevaatlik sisse lugema asju, mida me tegelikult piiblist välja ei loe. Kõigepealt ma arvan, et me ei tea, kui kaua Estril läks selle otsuseni, millest me lugesin, et kui ma suren, siis ma suren, teie paastuge ja palvetage. Sest üks asi oli siin huvitav, et see käsk kõik juudid hävitada oli tegelikult nagu pika vinnaga käsk, et Haaman oli ilmselt nii ebausklik, et ta ootas kuni uue aasta vahetuseni ja seal oli kuude kaupa aega, nii et on võimalik ka, et viskasid liisku. Sellest, eks ole ju, et see Puurimi püha nüüd, mis on siis tähistab, ma natuke hüppan ette see tähendab liisku. Et tegelikult Haaman ütles jah, et neil oli oma päev, millal nad võisid liisku tõmmata, siis uskudes, et siis annab Jumal, nende Jumal, neile võidu kõigis asjus. Ja nad otsustasid, mis päeval siis tapmiseks läheb ja see oli tõesti mitu kuud ette, nii et seal on kerimist. Jah, nii et tal ei olnud vaja seda kohe homseks otsustada ühelt poolt, aga ma arvan, et see võis olla või kui ma mõtlen, kuidas me inimestena üldse oleme, et need võivad olla tegelikult rasked võitlused, mida temaga endas võitles ja läbi mõtles ja. Et me võib-olla ei saa siia nagu mõelda sellist, et ups, ja kohe valmis, muidugi annan oma elu, vaid et ta maadles sellega, ma arvan.
Teine asi, et mida juudi rahvas ikkagi tegi, nad õpetasid lapsest peale, et enne kui ta sinna läks, ma arvan, et ta oli mingites asjades nagu nendesse väärtustesse immutatud ja ta oli õppinud neid lugusid, kuidas Jumal on tulnud appi. Ma ei tea, mis lugusid talle räägiti, aga kas või Taaveti ja Koljati lugu võis olla üks nendest, kus väike võib võita suure, kui ta on koos Jumalaga. Et ta oli ilmselt saanud kaasa need narratiivid, need lood, kuidas Jumal oma rahvale appi tuleb. Ja ma usun, et üks mõjutaja tema elus oli see, mille ta mõtles. Et ehk on siin ka seesama Jumal, kes tuleb minu kaudu appi. Jah, vaadates nüüd selliseid detaile siin loos veel, täiesti praktilised asjad, ta paastus, Estri paast on vist olnud üks rängemaid paastusi, mida ma ette kujutan, et mitte süüa, mitte juua ja lapsed ja loomad ja kõik kaasa arvatud ei kujuta hästi ettegi, eks ole. See pidi olema ikka äärmine meeleheide. Kas sellel paastul võis ka olla mingi mõte siin või meile mingisugune vihje või oleks Jumal nii ehk naa kasutanud Estrit oma plaani läbiviimiseks? Jumala sõna ütleb küll mitmes kohas, pöörduge oma pattudest, parandage meelt ja paastuge, visake oma ehete ja ilusate riiete asemel. Meie oleme täna nii ilusti riides, sellepärast, et me räägime Estrist. Me otsustasime nii, aga et pöörduge nagu ära oma hiilgusest ja oma eneseõigsusest selleks, et minu õigsus või minu arm võiks teie peale tulla. Ma arvan, me tänapäeval ei ole võib-olla piisavalt isegi rääkinud väga paastumisest, et tegelikult see on üks asi, mis läbib Jumala sõna. Ja ma kujutan ette, et Ester ütles, mul ei ole midagi meil ei ole mitte midagi kaotada, sest et kui me nüüd 3 päeva sööme, joome ja lõbutseme, siis meid mõne kuu pärast ei ole. Jah, ega me päris ei tea, mismoodi Jumal oleks toiminud muul juhul, eks ole, aga mida võib küll arvata, et kogu see dramaatilisus ka ise, me teame ise ka, et kui elus juhtuvad mingid väga rängad asjad, et ühelt poolt meil kaobki söögiisu ära, aga teiselt poolt see on ka ekstreemse keskendumise viis ikkagi Jumala ees ja selleks oli siin nüüd vaja võtta aega ja olla selles mõttes nii kohal kui võimalik selles protsessis. Kusjuures hiljem võib-olla tõesti Jumal andis talle ka tarkust läheneda kuningale, sest me ju jõuame selleni, kuidas ta siis läheb. Ja see on terve protsess. See ei olnud niimoodi, et ta läheb ja ütleb, tead mis, mul on halvad uudised ja päästa mu rahvas. Seal oli nagu selline ülesehitus, mis oli nagu jumaliku tarkusega ka täidetud, et ehk Jumal ka instrueeris teda. Aga kuidas see lugu edasi läks? No lugu on veel siin küllalt selles loos, kus siis Ester ootab seda hetke, et minna kuninga juurde, näeb kuningas unenäo. Ja unenägu on ju ka midagi sellist, mis on nagu inimlikult korraldamatu, et me ei saa seda korraldada. Ja selles unenäos tuleb talle meelde, et keegi on teda päästnud siis vandenõust, tal tuleb meelde Mordokai ja kui ta üles ärkab, siis ta küsib, et missugune austus ja ülendus on Mordokaile selle eest osaks saanud. Ja kuninga sulased vastavad, ta ei ole midagi saanud. Ja siin on nüüd nagu väga äge koht, kus mingi nagu jumalik üleloomulik lugu tuleb veel juurde. Ja siis, kui kuningas ärkab hommikul selle küsimusega, siis nagu tellitult on õues ootamas Haaman, kes on ennast täiesti täis puhunud ja tahab saada kuningalt järjest paremaid eeliseid ja on väga rahul, et Ester on oma peole kutsunud ka tema lisaks kuningale. Ja kui kuningas küsib Haamani käest, et mida peaks sellise mehega tegema, keda ta tahab austada, siis see on peaaegu, ma ütleks, on Mr. Piinilikult piinlik koht, kus siis Haaman arvab, et see on tema, keda kuningas tahab austada ja siis ta hakkab neid asju ette lugema. Tuleb tuua kuninglik kuub kuninga enda garderobist, hobune kuninga hobuse tallist ning siis talutada selle linna väljakule mees, samal ajal hüüdes nõnda tehakse mehega, keda kuningas tahab austada. Oi, kui hirmus on see hetk, kus Haaman saab aru, et see on hoopis Mordokai, kellele ta selle ilusa loetelu välja mõtles ja tema peab seda veel ellu ka viima ja korraldama.
aga veel ei tea tegelikult Haaman midagi sellest, et Ester on Mordokaiga seotud, et siin on ikkagi nagu mingid jooned, mis jooksevad jällegi loo alt, mis ei tule esile veel, nii nagu ühes tõeliselt heas jutustuses. Ja siis valmistutakse peoks. Kuningas on heas tujus, ulatub, eks ole, on valmis Estri vastu võtma, surma ei tule ja ta pakub Estrile mida iganes, kas või poolt kuningriiki. Ja siin on nüüd natukene vihje, isegi natuke nagu siin oli juttu, et tal oli tarkust, kuidas suhelda. Et ta, mäletate, kullaketlejate muinasjutus on see üksiti õeke, et ära hakka küsima, see on muinasjutt, aga et see ära torma kurjaga läbi käies. Ja Ester otse kui järgibki seda õpetust ja ta ei hakka kohe küsima oma rahvale vabadust. Alles peo teisel päeval esitab Ester oma soovi, et ta rahvas jäetakse ellu ja annab kuningale teada, et selle kurja plaani taga on Haaman. Nüüd läheb asi veel tormilisemaks, sellepärast, et rollid on kardinaalselt vahetunud. Segaduses ja vihane kuningas läheb rohuaeda jalutama ja Haaman jääb siseruumidesse Estrilt nüüd oma elu paluma. Ja siis ta, selles loos kirjeldatakse, et kuidas ta siis nagu sinna Estri, mingi magamisase seal on või sellel ajal ju istuti teistsuguste asjade peal, kui meie täna siin, pigem lamati, viskub sinna ja sel hetkel tuleb kuningas sisse ja ta teeb sellest oma tõlgenduse, millega küll ilmselt ei olnud siin tegemist. Ja kuningas saab väga vihaseks väga kiiresti ja ütleb, nüüd sa tahad veel kuningannat ära naerda ka. Ja see naermine on ka naerust väga kaugel, vaid see on tegelikult, jätab mulje, et ta tahab kuninganna kuningalt üle lüüa. Haaman võetakse selle peale kinni ja kuninga eunuh tuletab meelde, et aga seal on üks võllapuu valmis, mille Haaman on ehitanud Mordokaile ja sellesse võllapuusse puuakse Haaman. Ja pühakiri ütleb, et kuninga viha lahtub alles peale seda. Ester saab koos Mordokaiga Haamani maja endale, mis ilmselt ei olnud mingisugune onnikene ja Mordokais saab selle majapidamise eest hoolitseja, kes sai ka endale Haamanilt enne ülespoomist ära võetud pitserisõrmuse. Sellist püänti annab otsida, ma ütleks. Ja siis võtab Ester veel kord riski. Läheb, heidab kuninga jalge ette, maha nutab ja anub, et juute ei hukataks. Ja kuningas sirutab teist korda kuldkeppi Estri poole. Ja Ester saab loa kirjutada kiri, mis tühistab juutide hukkamismääruse. Ja käskjalad lähevad uuesti teele. Estri raamatu kirjutaja kommenteerib, suusani linn hõiskas ja rõõmustas ja lisab, juutidel oli õnn ja rõõm, õndsus ja au. Kas see seadus oli pööramatu ja nad pidid tegema uue seaduse? Seal olid mingid juriidilised nüansid sees, sellepärast, et kuningas oli Haamanilt saanud väga suure altkäemaksu selleks, et ta seda teeb. Seda võrreldakse kogu riigi eelarvest, aasta eelarvest 2/3. Et see oli, siin on üldse väga palju liialdusi, see 25 meetri kõrgune võllapuu, kui me neid arvestusi ringi teeme ja siis see meeletu rahasumma, mida Haaman maksab, see kõlab peaaegu nagu oleks tegu muinasjutuga, et kas tal ikka tegelikult oli nii palju raha. Aga siin seda niiviisi nimetatakse. Ja see, kuidas siis seda ringi teha, see ei olnud kuningale sugugi mitte lihtne. Ja see võib olla ka üks põhjus, miks Ester läks sammhaaval selles protsessis. Ja tegelikult nii palju, kui mina olen aru saanud, nad lihtsalt Ester ütlebki lõpuks, et tee nüüd järgmine seadus ja lase juudi rahval ennast kaitsta ja mitte ainult kaitsta, vaid kui selle käigus hukkub vaenlane, et siis see oleks ka õiguspärane. Juutidel ei olnud legaalselt õigust ennast üldse kaitsta. Et neid võis tulla, sa oled minu ori, ma peksan sind, ma tapan su, see on nagu, kõik on legaalne. Ja oligi tapmine, eks ju, tapmisest me räägimegi. Aga nüüd tuli uus seadus ja miks ma seda praegult niimoodi siit välja toon, on see, et Puurimi püha siis, mis on üks suuremaid pühasid juudi kalendris, ongi just sellepärast, et sealt saadik on juutidel nagu siis ametlikult võime ennast legaalselt kaitsta ja nendel on
kuna Estri raamatus me rääkisime ka, Jumala nimi ei ole mainitud, siis Puurimi püha on üks naljakamaid ja huvitavamaid pühasid üldse, mis juutide hulgas on. See on ainuke koht, kus nad panevad omale ette mingisugused maskid. Sest Ester on kogu aeg peidetud, eks ju. Jumala käsi on ka loos peidetud, et kui me räägime praegu, kui paljudes kohtades ja võib-olla see oleks huvitav, kui me välja näitaks neid punkti, kus ainult Jumal oli see kuduja, pildi all kuduja. Aga et see püha on üks selline naljakas ja ma lihtsalt huvi pärast räägin, kuna ma seda uurisin. Sellel pühal on niimoodi, kui keegi mainib Haamani nime, siis lapsed ja täiskasvanud peavad jalgadega trampima. Sest et see on nii paha nimi, et siis nad teevad sükest müra, et see tuleb ära kustutada üldse. Ja neil on maskid, aga nad toovad kingitusi tänaval üksteisele. Et see on nagu üks kõige lõbusamaid pühasid, mis juutidel üldse on. Minu meelest väga huvitavad faktid sellised. Aga võib-olla me võiksime rääkida nendest kohtadest, kus tõesti Esteri juu oli ainult üks nii-öelda nupukene. Jumal otsustas, et ta võtab ta, aga alates juba sellest, et ta oli orb, et ta oli seal, et talle tuldi järgi, et ta sattus, et ta oli lemmik, et ta meeldis ka nendele naiste hoidjatele ja hellitajatele seal, sest piibel ütleb ka, et talle anti lausa parim koht ja parimad teenijad, parimad toidud. Tal oli nagu privileeg, kogu aeg oli privileeg. Ja nagu sa ka ütlesid, ta ise oli vaikne, ta ei teinud omale teed, ta ei üritanud strateegiat leiutada, et kuidas kuningale ruttu ligi saada, vaid ta oli kogu aeg Jumala kartuses ikkagi. Isegi see, kui ennem kui ta läheb kuninga ette, ta küsib oma selle eunuhi käest, on see eesti keeles ka? Eunuhi käest, mida ma võiksin seal teha ja mida ma ei peaks tegema. Et see on tõesti, et ta kuulab oma vanemaid, kuulab targemaid, ta saab kogu aeg aru, kellel on päris tarkus või päris autoriteet. Ja ta teab ülemalt, et Jumala käes on nagu kogu autoriteet, et ükskõik kui pisike või alandlik ta oli, ta tegelikult teab, kus on jõud. No selles loos on nüüd tõesti nii palju põnevaid detaile veel, aga me võib-olla peaksime lõpuks küsima seda, et aga miks meie kristlastena peaksime seda lugu lugema või mis see täna meile räägib nüüd? Sest see lugu on meie jaoks täna ka olemas ja peale selle, et juudi rahvas on pääsenud ja tänu sellele, et meie oleme ka kõik ju tegelikult saanud osa sellest samast viinapuust, on seal kindlasti veel mingisugused olulised sügavamad mõtted, mida Jumal on jätnud meile, et mis senike sinu jaoks on olnud hästi kõnekas selle loo taustal või mingi sõnum? Võib-olla ühte valides vahel öeldakse, et seisus kohustab. Selle loo põhjal me võime öelda, et seisus võimaldab. Et mõnikord kristlaste seas on ka selline hoiak, et me peaks kõik hoidma väga radari alla, väga madalat positsiooni. Ja mõnikord Jumal tõstab mõned inimesed mõnda kohta, kus ta tahab neid eriliselt kasutada. Ja see on vahel ka koht, kus ei mõisteta, miks nad seal on ja samal ajal see koht, kus nad on, see seisus, see ei ole tingimata meil nüüd tänapäeval mingi kuninglik asi, aga mingi roll, mingi võimalus kuskil olla, see võimaldab Jumalat tuua esile. Ja tuua esile mitte lihtsalt sellepärast, et kedagi päästa, vaid ka sellepärast, et ikkagi Jumale saaks kogu au selles olukorras. Et võib-olla see õppetund siin selles raamatus, ja ma olen seda nagu oma elus ka mõelnud, kui Mordokai ütleb, et võib-olla sa selle asja pärast oled sinna sattunud, et mina olen ka oma elus rollis, kus ei ole kunagi ühtegi naist enne olnud ja on olnud ka nagu päris palju õlakehitust, eriti alguses, aga ma olen mõelnud, võib-olla mul on mingi ülesanne seal täita, mida ma isegi ei pruugi mõista praegu. Ja nii on meil igaühel kuskil mingi ülesanne täita, mis annab meile võimaluse tuua Jumalat esile võrreldes sellega, kui me lihtsalt elaksime sellist nagu hästi argist, lihtsalt ilma mingite eriliste võimalusteta elu. Nii et ma ütleks televaatajate ka, et kui Jumal paneb teid kuskile, siis ükskõik, kas inimesed seda mõistavad või mitte. Kasutage seda võimalust tema lautoomiseks. Vanas testamendis on mitmeid persoone, kes otseku kuulutavad ette Kristuse tulekut ja tavaliselt me räägime Joosepist ja võib-olla mõnest teisest veel, aga tegelikult ka Estris on see paralleel,
tema ennast ohverdav julgus ja armastus oma rahva vastu räägib samal ajal ka sellest, mida Kristus tuleb tegema. Ja ma toon mõned paralleelid välja. Kristusel ei olnud mitte ainult valmisolek oma elu anda, nagu Estril, vaid ta andiski oma elu meie eest. Ta seisis vastamisi kogu kosmilise kurjusega ja võitis selle, mitte ainult lihtsalt ühe impeeriumiga. Kristus ei päästa mitte ainult ühte rahvast, kes on impeeriumisse hajutatud, vaid kogu inimkonda. Ja viimaks esindab Kristus täiesti teistsugust maailmavaadet kui see maailm, kes Jumalat ei tunne. Et need samad paralleelid, mis Estri raamatust esile tulevad tegelikult esile, kui me vaatame, kuidas Kristus toimib Uues Testamendis. Ehk siis see lugu nagu julgustab meid minema nii kaugele siin maailmas, kui meile antakse Jumala poolt ja see annab tõesti selle võimaluse olla selleks valguseks ja soolaks nendes kohtades, kuhu Jumal tegelikult on ju puistanud laiali oma rahvast üle kogu maailma. Ma arvan, see on väga hea mõte, mis sa tõid, sest et tõesti meil on olnud päris palju just selliseid, ma ütleks siiski nagu vale arusaami ka selles osas, et kuivõrd silmapaistvad võiksid kristlased olla ja mis positsioonidel nad võiksid olla ja kus nad ei peaks mitte olema. Aga kes oleme meie, et ütelda, et mis on selle inimese kutsumine, kuhu Jumal tegelikult on tahtnud ta panna ja kus tema saab olla täpselt samamoodi võib-olla päästjaks, võib-olla nii paljudele inimestele. Ja huvitav, et Jumal valib tihtipeale neid, kes ise seda ei otsi. Et kui sa leiad ennast selle koha peal, kus sulle tundub, et miks üldse mina ja kuidas, et sul on nagu Jumala kartus sellega segatud, siis tõenäoliselt seda enam pane tähele, mis Jumal sult ootab ja usk ilma tegudeta on surnud. Et kui üldse üks Uue Testamendi salm nagu Estri puhul on, et siis ta võis kõike uskuda ja mõelda, aga ta ei jäänud oma magamistuppa hirmunult ootama, vaid ta pidi minema kuninga ette. Minu jaoks üks huvitav võib-olla veel selline lisamõte oli see, et ta oli oma palvekambris ja kogu rahvas, aga tema ka pani maha kõik oma hiilguse. Ta oli täiesti alandatud Jumala ette. Aga kui ta läks kuninga ette, siis konkreetselt salm ütleb, nüüd ta pani omale kuninglikud riided selga. Ja kui me räägime sellest Uue Testamendi kontekstis, siis see on rõivastus, mille Jumal, sinu omaja, on sulle andnud. Ja sellega kaasneb see julgus välja astuda üleloomulikus võidmises võib-olla. Et ka see koht on, kus me võtame ennast üles sellest koti riidelt ja astume trooni ette ja ütleme, siin on meie lugu õigsuse ja jumalikkuse nimel, me oleme valmis siin teenima olema ja lõpuni jääma. Nii et julgus, alandlikkus, Jumala ajastuse ootamine, sellised asjad, mis täna on juba siit läbi tulnud meie jutust Estri kohta. Meie aeg, armsad naised, on märkamatult läbi saanud ja nagu sa Einik ütlesid alguses, siis Estri raamatust oleks tõesti väga palju rääkida. Aga me täna saime võib-olla lihtsalt jagada selliseid mõtteid, mis meie kaasaja naisena lugedes seda lugu võib-olla kõige rohkem kõnetavad või vastu kajavad. Aitäh, Einike, et sa olid vestlemas meiega ja me usume, et me saame sinuga veel ka järgmises saates rääkida. Igatahes me jätkame sinuga tulevikus vestlus samamoodi, aga tänaseks ütleme meie vaatajatele samuti nägemiseni. Lugege Jumala sõna, lugege Estri raamatut ja lugege seda ühe värske pilguga, sest tõepoolest see peidab endas väga palju põnevaid nüansse ja detaile. Igal juhul meil on hea meel, et te olete jälgimas meid. Kui teil on tagasisidet või küsimusi, siis kirjutage meile tagasiside@tv7.ee. Hea meelega ootame ka teie kommentaare. Seniks aga olge kõik õnnistatud. Armas televaataja, loodan, et sul on olnud hea ja kasulik aeg meie seltsis. Toetades TV7 tööd, osaled ka ise hea seemne külvamises, mis võib olla õnnistuseks paljudele. Ole julge külvama, et ka lõikus võiks olla rikkalik. Aitäh sinu panuse eest!